Täna anname teile mõned lühikesed ja head grillinipid, kuidas grillida grillliha ja just nimelt Saaremaa lihatööstuse grillliha, sest Saaremaaga tegin mina head koostööd ja arendasime välja hulga häid suvetooteid. Selleks on meil siin laua peal siis punase marja grillliha, kella 5 grillliha ja paljud muud grillihad, mida me hakkame just nüüd grillima, sest me teeme grillliha grillimise nipitunni. Aga lisaks sellele, et grillliha grillida, on loomulikult vaja ka head grilli ja kõige paremaks valikuks on minu poolt kindlasti Kamado Joe grillid ehk siis keraamilised grillid. Nende puhul on plussiks siis see, et kuumust on lihtne reguleerida, ta on hermeetiline, küpseb liha palju kiiremini ja ütleme nii, et iga tavaline grillmeister saab tõelise professionaalse meistriteose siit, et see on tõesti väga lihtne kasutada. Liha on väga hea grillida ka tavalise UFO grilliga, mis on selline klassikaline lihtne, võib ka gaasigrilliga, mis on mõeldud kiiretele, lihtsatele ja mugavatele inimestele, sest kuumust on lihtne reguleerida ja kõik see asi käib väga kiiresti ja mugavalt. Võimalusi on palju, aga oluline on siis saada hea tulemus. Ja hea tulemuse saamiseks on vaja meil häid grilltange. Meil on siin 2 erinevat, suurem ja väiksem, selliste tugevamate otstega, et saaks ka grillresti üles tõsta. Lisaks, enne kui me grillima hakkame, on mul siin siis väike siuke lapikene ja ma valan siia natukene toiduõli peale. Et eriti malmresti puhul on hea see, et kui me saame selle resti nagu kergelt selle õliga kokku ja siis ei hakka see grillliha resti külge kinni. Kui tekib leek, saate korra kaane kinni panna. See on leegi summutamiseks kõige parem võimalus. Lõõr kinni ja kohe hetkega on see leek kustunud. Nii, nüüd on meil rest ilusti ette valmistatud. Lihad on olemas ja paneme need grilli peale. Loomulikult alati peab olema liha eelnevalt juba toatemperatuuril seisnud, kuskil tund aega peaks liha olema toatemperatuuril olnud, et siis liha hakkaks ilusamini ja paremini pruunistuma, et ei tekiks sellist kõrbemisohtu ja kõike muud, sest et kui liha on külm, siis ta kipub alguses pigem rohkem nagu kõrvetama, aga kui ta on kergelt soojaks läinud, siis ta hakkab kohe ilusti pruunistuma. Tõstame siia peale ja kui käib selline ilus surin, siis järelikult on kuumus väga hea. Kuumuse õigeks teada saamiseks hoiate kätt süüta resti kõrva kohal ja kui te jõuate seda kätt hoida kuskil 3 sekundit, siis on kuumus paras. Kui te jõuate vähem hoida, on järelikult liiga kuum ja kui rohkem, siis liiga külm. Ja nüüd paneme need teised lihad ka siia peale. Meil on siis kella 5 grillliha ja punase marja grillliha, mis mõlemad on väga head ja mõnusad tooted. Ja nüüd kohe, kui liha on peale läinud, siis kergelt kergitate liha ühte äärt, tõstate ülesse, mitte ei tõsta tervet lihatükki, vaid niimoodi otsapidi, sellepärast, et kui te tõstate kogu tükki ülesse, siis kaob see grillresti muster, läheb paigast ära. Aga kergelt selline kergitamine on vajalik selleks, et liha resti külge kinni ei jääks. Me võime siia lihale resti peale muidugi veel lisada ka näiteks kana kintsuliha, mis on ka täiesti võimalus. Viskame selle ka siia veel juurde. No nii, nüüd on näha, et grill-liha hakkab altpoolt valmis saama. Tõstame natuke üles, näeme ilusti valmis, keerleme ringi. Ai, kui ilus. See kella 5 grillliha pruunistub eriti ilusalt. Punase marja grillihas on natuke rohkem seda magusust. Siin peab vaatama, et ta kõrbema ei lähe. Aga see on ka väga ilus, nii et super. Ilusti pruunistunud, on ringi pööratud ja saab juba edasi küpsetada. Kana kintsu panime me natuke hiljem peale. Meelega tegelikult, sest kana kintsuliha loomulikult grillib kiiremini kui sea kaelakarbonad. Sest kella 5 grillliha ja punase marja grillliha on tehtud sea kaelakarbonadist, mis on mõnusalt läbi kasvanud mahlane liha, selline hea tõeline grillliha, kõige parem grillliha toorani üldse. Ja see on siis veel hellalt kobestatud kaelakarbonadist, see tähendab seda, et Saaremaa lihatööstused, need naisterahvad, kes seal tootmises tööl on, ilusti sellised lumememmed valgetes kitlites, nad kobestavad enda käte vahel need lihatükid mõnusalt mahlaseks ja maitsvaks ja niisugused ilusad need sellepärast ongi, nii et see on selline mitme otsaga hea asi, nii et lihatööstuses on hea töötada, saab ka liha kobestada. Lihal läheb väga hästi, kaanega on ta siin ilusti grillinud ja nagu näha, hakkab siia lihalõigu peale tekkima sellised lihamahla loigukesi, mis tähendab, et liha hakkab valmis saama. Aga kuna on tegu suhteliselt selliste mõnusalt paksude viiludega, kuskil 2 sentimeetri paksus, need on täpselt parajad, siis tõstame ta natukene ka siia kõrgemale järelküpsetusrestile, et nad saaksid järelküpseda kergelt nagu keskelt ka mõnusalt pehmeks ja valmis saada. Tõstame siia peale. Gaasigrillidel on samasugused restid olemas, nii et sellega tõstad siis liha kõrgemale ja siin ta saab juba edasi niimoodi tõmmata kergelt. Paneme veel kaane natukeseks ajaks kinni ja kohe varsti ongi valmis.
Üheks võimaluseks teha järelküpsetamist on ka see, et meil on olemas sellised puuplangud. Need on pöögipuust puuplangud, neid saab ise kodus lõigata või saab ka osta grillitarvikute poodidest. Ja te saate panna selle puuplangu siia grilli peale ja siia peale panna selle lihalõigu järelküpsema. Siis ei ole teil vaja ka seda järelküpsetusresti ja teil on selle võrra lihtsam, et te saate sellega ilusti siin toimetada. Ja see on ka mõnes mõttes selline hea stiilne. Mina kasutan neid grilliplanke tihtilugu ka kala küpsetamiseks, mis on väga hea, kuid niimoodi ka liha puhul see toimib hästi. Ja nagu näha, lihalõigu peale hakkab tekkima selliseid lihamahla loigukesi, siin on ka üks väike vahutäpikene. See kõik tähendab seda, et tegelikult liha on valmis saanud. See liha surub oma mahlad alt ülesse, sest alt on kõik pruunistunud ja liha on täiesti ilusti läbi küpsenud. Loomulikult kaalakarbonaat peabki olema läbi küpsenud, seda me ei saa meediumiks jätta, sest tegu on ikkagi sealihaga. Sama lugu on siin kana kintsulihaga, mis peaks olema alati läbi küpsenud, kuid me ei tohi seda üle küpsetada. Õige liha sisetemperatuur sealihal ja kana kintsulihal võikski olla seal kuskil 72 kraadi, et siis on ta siuke mõnusalt well done ehk siis läbi küpsenud. Alates 71 kraadist on ta siis nagu selline hea. See on siis just seakaalakarbonaadi ja kana puhul. Kui te tahate veel lisasuitsu saada küpsetamisel, siis on loomulikult võimalik kasutada erinevaid puutükikesi, pannes need süte vahele või siis laastusid või siis lihtsalt türti, ürdipuru või midagi muud sellist põnevat siia süte peale visata. Võite kasutada ka fooliumist vannikesi, et siis siia sisse panna näiteks õlut ja veini ja muid selliseid ürte ja kõike muud head ja panna see kas grillresti peale või süte vahele ja sellisel moel siis tekitada nii-öelda maitsesuitsu. Aga loomulikult on ka grillimise üks oluline osa õige süsi. Meie grillime täna siis hea lepapuidust grilleppsöega, mis on minu enda selline hea kaubamärk ja see on suuretükiline, hea kauakestev süsi, orgaaniline, annab mõnusa maitse ja lisaks sellele sa saad selle söe siis küpsetada lihaga otse süte sees, seda nii-öelda töötisteegi meetodil. Selge on see, et marinadis liha siin otse sütte sisse ei pane, kuid näiteks see sama kella 5 grillliha sobib väga hästi ka otse süte sees küpsetamiseks, nii et kõik on võimalik ja elu on väga mõnus. Aga meie liha ongi nüüd valmis saanud. Tõstame selle kõik maha, võtame siit lõikelaua. Kui te vaatate lähemalt, siis on näha, et siin välimus on lihal väga ilus ja need lihamahla loigukesed siin peal näitavad, et liha on väga kenasti valmis saanud. Kindlasti on ta hea ja mahlane. Nii, ja nüüd on meil liha on maha tõstetud. Liha tahab alati peale grillimist üks natukene aega tõmmata toatemperatuuril. Praegu on siin ikka mõnus soe ilm, päike paistab, et tegelikult siin piisab võib-olla isegi 5 minutit on väga hea. Talvel külmema ilmaga võib isegi vähem olla, sest muidu jahtub liha maha. Ja samal ajal, kui liha siin tõmbab, siis me võtame grilltangid ja terasarja. Terasarjaks kasutan mina tavalist 2-eurist terasarja, kõige odavamat, mis on hea ehitusmaterjalide poes saadaval. Ja see on kõige töökindlam, sest et sellel on terasharjased on sellised pikemad ja need ei ole nii ohtlikud, kui nad sul lahti tulevad ja kogemata liha külge jäävad. Nii, ja muidugi on siis vaja see rest puhtaks teha. Nii et alati samal ajal, kui liha tõmbab, puhastage rest ära. Siis on hea ja lihtsam järgmine kord grillimist alustada, sest kinni kivistunud resti küljest seda mustust lahti saada on palju raskem. Ja peale resti puhastamist terasarjaga, see on meil nüüd ilusti kenasti siin tehtud, on siis vaja ka see rest paberiga või siis mingisuguse lapikesega puhtaks teha. Minul on praegu selline väike lapp, see on ka kergelt toiduõliga koos, nii et on 2-in-1 nii-öelda ja rest on kenasti puhas ja saab oodata juba järgmist grillimist. Ja nüüd on ilusti laud kaetud, lõikame liha lahti ja läheb peoks.